suuruse ja väljakutse poolest. Kuidas hoolitseda oma abivajajate eest nii, et nad saaksid väärikalt turvaliselt oma kodus elada. Ja kuigi tihti arvatakse, et disain tegeleb lihtsalt asjade ilusaks ja kauniks tegemisega, siis tegelikult just selliste teemadega, eluliste probleemidega ja siin Eesti Kunstiakadeemias ka tegelema. Et sellist kasutajakeskset ja tugevat sotsiaalset närviga probleemi lahendamise oskust anname igapäevaselt ka oma enda õppekavadel. Kusjuures praegu on just käimas sisseastumised kuni 2. märtsini meie magistriõppekavadele. Miks siis tahaks öelda, et EKA ei ole tegelikult sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas uus tegija. Me oleme juba pikalt ja aastaid tegelenud oma õppetöö raames kui ka erinevate teadus- ja arendusprojektide kaudu reaalsete selliste tervise- ja sotsiaalvaldkonna küsimustega. Ja mis see EKA roll on või mida me ka siin õpetame, on see, et EKA disainerite roll ja ka igapäevane töö on tuua sellistesse keerulistesse süsteemidesse tagasi inimlikkus. Muuta need tavalisele inimese jaoks loogiliseks ja kättesaadavaks. Näiteks meil just eelmine kuu lõppes üks koostööprojekt Sotsiaalministeeriumiga ja Eesti apteekritega ja see tegeles küsimusega, kuidas hõlbustada ravimijäätmete tagastamine tavakodanikele. Ja selle tulemusena jõudsid apteekidesse kasutajasõbralikud ja selgelt märgistatud ravimikonteinerid, kuhu inimesel oleks lõpuks ometi viia, kuhu üks loogiline lihtne koht, kuhu viia oma vanad ravimid. Seda on täpselt sama loogikat, et kuidas teha keeruline süsteem inimesele arusaadavaks ja kättesaadavaks. Me tahame selle algava arendusprogrammi raames tuua ka heaolutehnoloogiat arendamisse. Kiti nüüd rääkis ka nendest erinevatest võimalustest, kuidas tegelikult heaolutehnoloogiat on erineval võtmel juba kasutusel olnud. Võib-olla lihtsalt üks lisanüanssi ja juurde tuua ilma täiendavat näidet toomata on see, et abivajajal jääb alati võimalus valida, kas ta soovib tehnoloogia abi kasutada või mitte. Tehnoloogia on alati täiendav võimalus, valikuteenusele mitte peale sünnitud otsus. Ja me võikski öelda, et see ongi see disainitud turvatunne, mida me taga ajama otsime. Omalt poolt võib-olla annaks veel sissevahet sellesse, et kuidas me siis tegelikult selles programmis ka läheneme kogu sellele problemaatikale. Enne kõike me alustame inimesest. Siin Monumentaalstuudios või EKA disaini ruumides või kabinetivaikuses me midagi ei tee. Me läheme inimeste juurde, et süübida nende päris probleemidesse. Milliseid hirme nemad kogevad, milliseid vajadusi nemad omavad. Ja need on need, mis hakkavad juhtima tegelikult neid otsuseid, mida ka siin programmi raames meeskonnad siis teevad. Nagu Kiti tegelikult heitis valgust sinna, et me näeme ka, et heaolutehnoloogiate rakendamisel meie tervise- ja sotsiaalvaldkonna suurimaks probleemiks on ka olnud seni killustatus. Nii tehnoloogiaettevõtjad, sotsiaaltöötajad, sotsiaalvaldkonna osapooled kui ka abivajajad tegelikult tegutsevad sageli väga omaette maailmades. Ja meie arendusprogrammi eesmärk on nad tuua kokku ja pakkuda igal sammul tuge, et jõuda tegelikult sellisest päris töötavast lahendust. Et see sõnum võib-olla oleks ka see, et kohalik omavalitsus ei pea oskama, ei pea ise tehnoloogiat leiutama. Aga samamoodi tehnoloogia ettevõtja ja see abivaja ei pea pimedas oletama, mida küll sotsiaalsüsteem vaja, vaid üheskoos teevad seda algusest peale koos. Ja meie roll ongi programmi arendajate ja elluviijatena pakkuda seda tuge igal sammul. Selleks, et me ei teeks tehnoloogiat ka tehnoloogia pärast, vaid et lahendaksime päris muresid. Et kogu see arendusprogramm ei põhineks lihtsalt oletust, siis on mul tegelikult ka hea meel teatada, et EKA-s on just valminud kvalitatiivuuring heaoluteenused digitoodete lähel. Uuringu autoriteks on Eesti Kunstiakadeemia doktorant Triin Jürgens ja teadur Helene Meljoranski. Ja selles uuringus on kaaristatud, millised on eakate erivajadustega inimeste ja nende lähedaste päris ootused ning ka hirmud seoses tehnoloogiaga. Ja võib-olla üks olulisemaid õppetund, mida ka see uuring
väga kokkuvõtvalt välja tooma, on see, et tehnoloogia ei tohi muuta abivajajat lihtsalt passiivseks teenuse tarbijaks või jälgitavaks objektiks, vaid peab toetama tema otsustusõigust ja sotsiaalset elu. Ja ma tegelikult kutsuks ka üles, mis on meie soov on sellega tegelikult algatada ka Eestis palju laiemat diskussiooni ja arutelu selle üle, kuidas me tulevikult väärikalt vaneme ja millist rolli nutilahendused selles ka mängivad. Nii et tänane pressibriif on nii-öelda alustus või nii-öelda hooand sellele. Omalt poolt kokkuvõtteks, mis ma tahaksin nagu öelda, võib-olla on see, et eurotehnoloogia, mis iganes see tuleviku lahendus on, et võib-olla midagi siin nõua sellise uue ja keerulise keele äraõppimist tavainimese jaoks. See peab paigutuma tema igapäevaellu loomulikult, et toetama teda ja nii, et ta tunneb ennast toetatud turvaliselt. Nii et aitäh. Aitäh selle väga põneva sissevaates sotsiaalse teenuse disainimisse. Et väga